Tervist kõigile! Minu nimi on Alfred Baskin ja olen seiklusfirmast 360 kraadi. Ma loodan, et kõik ilusti kuulevad mind. Väga hea, et ilma pikema jututa ma näitangi nüüd enda ekraani ja enda ettekannet ja siis asume asja juurde. 360 kraadi on siis olnud tegev aastast 2002. Küll esimesed aastad tegutsesime nime all seikleja.com, aga jah, siis aastast 2008 muutsime nime seiklusfirmaks 360 kraadi, mis on siis püsinud ka tänaseni. Järgmine aasta on meil siis, saab täis siis 20 aastat, mil me oleme seiklustegevusi pakkunud. Mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on pakkuda harivat meelelahutust ning tõsta ühtsustunnet läbi mänguliste tegevuste. Meil on kokku siis 3 tegevussuunda, natuke piltide näol illustreeritud ka siin, et ühed on siis, üks suund on seiklusmängud, kõikvõimalikud, siis on koolitused ja samuti ka matkad, millest ma siis hakkan ka siin ettekandes lähemalt rääkima. Nii, ma vaatan. Praegu ei lase mul. Nii, nüüd vist lasi, jah. Mängude loomisel oleme me aastast 2011 juba kasutanud mänguplatvormi nimega LockQuiz, millega me siis just nimelt nii loome mängude sisu kui ka kasutame läbiviimisel. Seda on võimalik kasutada nii Androidi kui iOS-i tarkvaras. Ja minnes nüüd esimese suuna juurde, siis meeskonnamängud. Me oleme nüüd eriti siis laiendanud seda viimase aasta jooksul, kui hakkas see pandeemia meil pihta, et meil on olnud nii nutiseadmetega kui nutiseadme vabad mängud juba siin oma 10 aastat, aga siis sellest aastast nii meie platvormi pakkuja kui ka meie ise oleme selles mõttes arenenud, et me oleme hakanud natukene erinevaid lahendusi meeskonnamängude näol pakkuma. Ja iga slaidiga ma siis tutvustan ka, mis siin praegu kirjas on, et meil on asukohapõhised mängud, meil on distantsipõhised, meil on virtuaalsed hübriidmängud ja on ka siis nutivabad seiklusmängud. Aga lähme kohe esimese siis tüübi juurde, milleks on asukohapõhised mängud. See tähendab seda, et kõik mängud, mis on asukohapõhised, on loodud mingitesse kindlatesse kohtadesse ja siis osalejatel või inimestel tuleb nendesse konkreetsetesse kohtadesse minna, nendesse punktidesse, et neil avaneks siis teatud tegevus või ülesanne või küsimus. Siin on toodud meil ka mõned näited, mida me oleme just nimelt viimase aasta jooksul loonud ja esimesena on välja toodud linnamängude sari nimega Jüri von Kaufmanni seiklus. Tegemist on ühe legend siis räägib seda, et tegemist on ühe keskaegse kaupmehega nimega Jüri von Kaufmann ja need mängud on loodud suurematesse Hansalinnadesse ja ka teistesse suurematesse Eesti linnadesse, et ühesõnaga see Jüri von Kaufmann justkui nagu jättis keskaegseid jälgi endast maha ja nüüd siis niisuguse keskaegse hõnguga tuleb nende Jüri von Kaufmanni jälgedes käia, aga mängu mõte on selles, et võtame ette näiteks, ütleme, Viljandis toimub mäng, siis neid küsimusi või õigemini nende küsimuste vastuseid just tulebki leida linnapildist, ehk et liigute mööda linna ringi, avaneb teile ekraanile küsimus ja sellest linnapildist tuleb justkui leida vastus. See on saanud väga head tagasisidet siiamaani meil just sellepärast, et kuna ta on Eesti suuremates linnades ja praegusel ajal just nimelt, kus võib-olla ühiseid üritusi niimoodi teha ei saa, siis seda on võimalik ka hübriidmänguna teha, et kes on mingis linnas, et mõned kolleegid võib-olla on Tartus, mõned on Tallinnas, mõned on Pärnus, et siis saab mängida nagu ühiselt ühte mängu. Küll küsimused tõepoolest on erinevates linnades erinevad, aga selles mõttes sellist punktiarvestust ja natuke niisugust võistlusmomenti saab ikkagi sellegi poolest tekitada. Et see oli meil siis nüüd just viimase aasta loodud mängude sari. Järgmiseks on siin veel välja toodud Jan Uuspõld läheb Tartusse. See on teatavasti legendaarne mängufilm, millele me siis natuke puhusime uuesti elu sisse ja lõime sellest seiklusmängu.
Tegemist on nii Tallinnas kui Tartus mängitava seiklusmänguga ja see on nüüd jah, siuke puhtalt meelelahutuslik, et mängu on kaasatud võib-olla klippe ja seikasid filmist endast, et kindlasti tuleb kasuks, kui filmi oled näinud, et siis on ilmselt võib-olla mäng veel hasartsem ja siukest äratundmisrõõmu võib olla rohkem, aga kuna me ei ole teinud selle ainult filmipõhise, et seal on ka näiteks küsimusi ja nuputamist üleüldse Eesti kohta, et siis ei pea olema seda filmi näinud, et seda saaks mängida. Lisaks on siin veel välja toodud meil näiteks Käsmu seiklusmäng ja õllekultuuri pealinna Saku seiklusmängud, et need on loodud eesmärgil, kuna tegelikult need vallad on nagu ise näidanud huvi ülesse, et võiks olla mingi selline mäng ja mul on siin ka kirjas, et palju muud, et tegelikult jah, viimasel ajal on just väga populaarne olnud see, kuidas teatud asutused või mingid kohad soovivad saada justkui enda asukohapõhist mängu. Näiteks siin oli meil suvel põnev projekt, kus me tegime Aegna saarelt mängu koostöös siis Kaptenite sadamaga, et inimestel tuli saarel seigelda ja lõpuks siis leida üks telefon, helistada viimasele numbrile ja siis kutsuda endale kaatrid järgi. Ja sellest siis sai loodud ka siuke standardmäng, mida on võimalik vastavalt kliendi soovile kohandada ja et saab seda mängida praktiliselt nüüd igapäevaselt. Aga need on jah sellised seiklusmängud, siis, mis nõuavad teatud kohta minemist. Nüüd järgmine mängutüüp on meil distantsipõhine, mis sai loodud samuti pärast seda, kui pandeemia pihta hakkas. See tähendab seda, et antud mängu puhul ei ole tarvilik minna mingisse konkreetsesse kohta, vaid seda saab praktiliselt mängida absoluutselt seal, kus sa parasjagu viibid. Tarvis on siis lihtsalt nutitelefoni, millel on GPS-võimekus ja nende mängude puhul on omapärane see, et seal on küll ka kaarti võimalik kuvada ekraanile, aga need punktid ei avane mitte siis, kui sa sinna konkreetsesse kohta jõuad, vaid just tänu sellele, kui sa liigud. Ehk et seadeldis tunneb ära, kasutab nii-öelda odomeetrit ja tunneb ära teie liikumise ja küsimused siis avanevad vastavalt sellele. Meil on näiteks siin üks mäng nimega Lumeleopardi retk. Teatavasti lumeleopard on see, kes on vallutanud vähemalt 3 7000 meetrist mäge ja mängu eesmärk on siis alustada väiksemast mäest maailmas, näiteks toome näite Tallinna või Eestis olevast Munamäest ja järjest tuleb siis hakata suuremaid mägesid vallutama. Mäe saab vallutatud siis, kui vastad küsimusele õigesti, et iga mägi on justkui nagu üks küsimus, millele tuleb vastata, kui õigesti vastad, ongi mägi vallutatud. Ja see odomeeter siin mängib nüüd sellist rolli, et mida suurema mäe juurde nagu justkui jõudmas olete, seda pikema distantsi te peate ise läbima. Ehk et kui tahate Munamäge vallutada, näiteks tuleb läbida 50 meetrit ümbruskonnas, aga juba siis lõpupoole Mount Everesti näiteks vallutada, et siis peate juba kõndima näiteks 400 meetrit. Et seda on võimalik siis just nimelt niimoodi distantsipõhiselt on võimalik sellega mängida, et vastavalt sellele, kui palju läbite, siis hakkavad küsimused avanema. Ja meil on veel ka tegelikult teine mäng koostöös MyFitnessiga, on selline treeningmäng, kus siis samamoodi tuleb kas kõndida või joosta ja iga teatud distantsi tagant hüppab teile ekraanile personaalne MyFitnessi treener, kes näitab mingisuguse harjutuse, et lihtsalt jooksu vahepeale teha üks harjutus, et see treening oleks mitmekülgsem ja lõbusam. Et need on jah siuksed meil viimase aasta jooksul loodud mängud, mis on tingitud jah antud olukorrast. Ja samuti väga populaarne just viimasel ajal on olnud meil siis virtuaalsed hübriidmängud, et Mäetagentuuriga te saite ühe läbi proovida. Sarnane ülesehitus on nendel hübriidmängudel ka meil, kus me kasutame siis näiteks sedasama Zoomi videosilla vahendust ja tuleb inimesed jagada nendesse breakout ruumidesse ja meeskonnasiseselt hakata koostööd tegema ning mängu eesmärki täitma. Meil on siin praegu välja toodud 2 mängu. Üks on
Esimene on nutikas vahepala, millest sai loodud ka tegelikult pereerimäng, et see tavaline nutikas vahepala sobib rohkem kollektiividele, ettevõtte kollektiividele, siis kus näiteks on mõni seminar või miks mitte mõni niisugune üritus, kus niisugune hea vahepala sobib nagu viktoriini näol, et samamoodi osalejad jagatakse tiimidesse, kus siis hakatakse tiimisiseselt erinevaid mõistatusi ülesandeid lahendama ja võidab siis see, kes on olnud lõpuks kõige efektiivsem, kogunud kõige rohkem punkte. Ja see teine mäng nimega Agent V, mis on just nagu spioonimäng, see on siis selline, kus on ka ajalimiit, nii et aeg annab oma surve ja tuleb antud juhul siis tunni aja jooksul lahendada erinevaid missioone tiimisiseselt taaskord ja peatada taimer, et päästa maailm ühe õela viiruse eest. Et siinkohal tuleb siis arvestada ka sellega, et kõik ülejäänud tiimiliikmed on samuti agendid, nii et teil tuleb justkui nagu hakata tiimide vaheliselt võistlema, milline tiim siis peatab taimeri kõige kiiremini, aga mis veel olulisem, et võidab tiim, kes annab samamoodi kogu mängu jooksul kõige rohkem õigeid vastuseid ja seeläbi kogub kõige rohkem skoori. Et täna paraku me seda mängu läbi siin teha ei jõua, kuna tegemist on tunniajase mänguga, ajalimiit on siin tund aega. Muidugi mõned inimesed, mõned tiimid teevad selle ära oluliselt kiiremini, aga ikkagi on ka niimoodi, kus viimastel sekunditel saadakse näiteks taimer peatatud, et see läheks lihtsalt liiga pikaks täna. Igal juhul, kui tulevikus või edaspidi on kellelgi huvi või soovi seda mängu näiteks testida, siis minu poole saab julgesti pöörduda ja saame selle testimisega ära teostada. Et need on siis niisugused hübriidmängud olnud, mis samuti on väga populaarsed olnud meil enne kõike kevadel, kui oli see lockdown ja nüüd ka praegu jõulude ajal ja aastavahetusel, et kus üritusi tuli ära jätta, aga mingisuguseid lahendusi ja alternatiive ikkagi otsiti, et siis on olnud see hea lahendus. Ja loomulikult on meil endiselt olemas ka need niisugused nutivabad seiklusmängud, kus ikkagi inimesed nii-öelda ei taha enam või ei jaksa enam digitaalselt omavahel suhelda ja tahavad kokku saada. Seda küll praegu on väga raskendatud, aga näiteks suvel neid asju toimus, et see siis on kus me likvideerime kõik erinevad ekraanid ja nutivahendid ja toimub ikkagi meeskonna tegevusi nutivabalt. Meil on olemas valikus üle 15 erineva seiklustegevuse, mis siis ei hõlma endas nutiseadet. Kui meil on pärast aega natuke veel üle, siis ma näitan ka meie kodulehekülge, kus on võimalik lihtsasti neid tegevusi leida. Nüüd tulles erilahenduste juurde, siis see on justkui see, millega tegelikult mis meie enda jaoks on kõige põnevam ja mida tegelikult ka otsitakse kõige rohkem, et muuta natukene neid seiklustegevusi personaalsemaks ja et oleks ettevõtte oma touch küljes. Kõige lihtsam nendest erilahendustest on see, kui me lihtsalt kaasame seiklusmängudesse ettevõtte enda personaalseid küsimusi. Et on olnud väga erinevalt, kus mõni võib-olla ettevõte tahab lihtsalt natukene, et oleks oma ettevõtte maik küljest, paneb ala 5 küsimust mängu sisse ettevõtte põhised, et siis selle sisendi saab siis ettevõtte ise luua ja meile edastada, et me saame selle mängu ilusti siduda. Ja on ka olemas ettevõtted, kes näiteks 100% tahab kõik küsimused mängus vahetada enda küsimuste vastu, et hiljem me saame näiteks need vastused, mida osalejad on küsimuste puhul andnud, edastada kliendile siis, et hiljem oleks võimalik nende küsimuste ja vastustega töödelda, et kasutada neid ka hiljem igapäevatöös ära, mida siis osalejad näiteks on vastanud. Siis on võimalik siluda personaalsemaks neid tegevusi selle näol, et näiteks kui ettevõttel on olemas endal põhiväärtused, siis on olemas meil mänge, kus näiteks on sisse põimitud erinevad meeskonnategevused, siis nõuab meeskonna ühist pingutust, aga et need tegevused ei oleks mitte niisama nii-öelda teambuilding harjutused, vaid sellepärast ongi võimalik, et me need tegevused justkui nagu seome ettevõtte enda põhiväärtustega. Et see on lihtsalt sõnastamise küsimus,
kui ettevõttel on mingi põhiväärtus, näiteks toome siin näite, sellelt samalt, ma vist praegu tagasi ei saa minna, aga kui te eelmiselt slaidilt nägite, oli tasakaalu laua peal, pidi meeskond saavutama tasakaalu, võib-olla lihtne näide, kui ettevõtte üks põhiväärtus on, et nii tööelus kui eraelus tasakaalu saavutamine on oluline aspekt, siis saabki kohe selle siduda selle sama meeskonna harjutusega, kus meeskond peab saavutama tasakaalu. Et ühesõnaga sõnastamise küsimus, et kõik need meeskonnatöö harjutused saab näiteks siduda ettevõtte põhiväärtustega. On olnud ka võrdlemisi populaarne nüanss, mida inimesed tahavad, ettevõtted tahavad seiklusmängu puhul ära kasutada. Mul on siin välja toodud nüüd üks punkt nimega hariv meelelahutus, et kui te seda pilti ka näete, siis sellel talvel näiteks oli üks niisugune näide erilahendusest, kus vaatamata sellele, et kogunemised olid nagu piiratud, siis ikkagi ettevõtte soovis teha nii-öelda seiklustegevust, aga selleks, et mitte ei koguneda suurelt ja näiteks siin antud juhul siis see näide on selle eesmärgiga, et mitte ettevõtte juht ei peaks kogu meeskonnale ühist suurt kõne, siis sinna seiklusmängu me põimisime sisse ühe punkti, kus tegevjuht siis istus selle suurema tooli peal ja tiimid käisid nagu ükshaaval sellest punktist läbi. Lõke oli keskel ja siis tiim sai juht sai iga tiimiga 10 minutit vestelda. Oli väga personaalne, väga vahetu ja vastavalt siis sellele sai ka näiteks, kuidas näiteks see tiim vastas tema küsimustele või kuidas ta üldse reageeris tema jutule, sai ta määrata siis ka punkti väärtuse, mida tiimile anda. Et väga kihvt niisugune lahendus, mis tegelikult mõte tuli kliendi enda poolt, aga saime ilusti seda teostada ja jällegi üks niisugune näide, mida võimalik siis mängudesse sisse põimida. Ja viimase punktina on mul välja toodud niisugune lause nagu interaktiivsed seminarid. See tähendab seda, et praktiliselt, nagu ma eelnevalt ka näitasin, et on asukohapõhised ja distantsipõhised. Mõlemal juhul saab kasutada seda nii-öelda seminaride näol, kus ütleme, et kui võib-olla tavapärane seminar on see, kus inimesed saavad ruumis kokku ja keegi räägib siis tahvli ees mingitest kindlatest punktidest või millest iganes, siis interaktiivne seminar tähendaks justkui seda, et samamoodi tiimid liiguvad nutiseadmega vabas õhus ringi ja selle asemel, et seal klassiruumis või selles mis iganes ruumis siis koolitus või seminar toimuks, on võimalik seda viia vabasse õhku ja ekraanile justkui tekiks see sama inimene, kes muidu räägiks seal ruumi ees. Nendest punktidest on võimalik tekitada näiteks videopunkt, kus see sama inimene tekib ekraanile ja räägib võib-olla mõne lausega nendest samadest teemadest, mis oleks siseruumides. Siis on jälle inimestel võimalik edasi liikuda mõnda aega, tuleb järgmine punkt, seal on võib-olla mingid järgmised teemad, mingid järgmised punktid. Et ühesõnaga on võimalik natukene viia nagu selliseks liikuvamaks, mobiilsemaks neid seminare, et ei peaks toimuma see siseruumides. Jällegi üks lahendus, millele me oleme jõudnud viimasel ajal, et tingitud siis pandeemiast. Nii, lähme edasi. Järgmine slaid on meil siis nüüd välja toodud. Siin on tegemist siis nüüd meie teise tegevussuunaga ehk siis koolitused. Et lisaks mängudele me pakume ka koolitusi. Küll me kasutame nende koolituste puhul samamoodi praktilisi seiklusmänge. Aga esimene punkt mul siin on välja toodud, et meeskonnamängule eelnev arutelu koostöö psühholoogiliste aspektide teemal. Ehk siis, et ennem üldse püstitatakse küsimus ja arutatakse nagu juba koolitusele eelnevalt kõikidel nendel psühholoogilistel aspektide teemadel. Ja siis toimub praktiline meeskonnamäng. Meil on olemas tegelikult 3 väga head küllaltki erinevat seiklusmängu või meeskonnamängu, mis nõuavad kommunikatsiooni. Et on niisugune väga hea praktiline mäng. Näiteks on ka selline mäng, kus võib-olla mängu alguses seda ei teata, osalejad seda ei tea, aga mängu käigus tuleb välja, et kõikidel tiimidel näiteks on ühine eesmärk ja tuleb tiimide vahel ka omavahel suhelda ja sellised head kommunikatsioonimängud. Ja kui see mäng on nagu läbi tehtud, ta tekitab inimestes omaette emotsiooni juba, siis on võimalik teha ka selline pikem kokkuvõte
et on mängujärgne kaasahaarav diskussioon, kuhu kõik need osalejad on siis kaasatud ja saab siis välja tuua erinevaid nippe, mida mänguliselt siis nagu läbi elati ja mida on võimalik siis ka igapäevatöösse ja ellu kaasa võtta. Et selliseid koolitusi me pakume siis ka. Nii, ja kolmas tegevussuund veel on meil matkad, et mis on tegelikult praegusel, isegi sel talvisel perioodil olnud meil kõige populaarsem, sest et kõik üritused on peatud nagu ära jätma ja otsitakse alternatiive ja siis tegelikult matkade näol on see olnud meil praegu väga nagu tihe, et me pakume erinevaid matkasid, näiteks räätsamatkad, fatbike'i, jalgrattamatkad, kajaki ja kanuumatkad, uisumatkad, mis on olnud see aasta väga populaarne ning samuti tõukekelgumatkad, et on meil siis ka nii-öelda kolmas suund matkade näol. Nii, ma vaatan, kuidas ajaliselt meil praegu on, 20. Praegu on siin mul slaidid kõik, et kui veel aega on üle, siis ma näitaksin korra võib-olla meie kodulehte ka, ma lubasin, et kuidas kõiki neid tegevusi võimalik kõige lihtsamini leida on. 5 minutit veel on aega, nii et kiirelt võid näidata. Okei, väga hea. Ma siis näitan. Nii. Siin ma kõigepealt alustan siis meie kodulehest. Kodulehel on kohe siis näha, et ongi meeskonnamängud, meeskonnakoolitused ja matkad ning lisaks on meil siis ka tegelikult eelmisel aastal loodud e-pood, aga e-poodi ma näitan kohe eraldi. Et ma pikemalt matkade ja koolituste näol selles mõttes, koolituste näol ma korraks peatun ikkagi, et kui need avada, siis tegelikult siin ongi võimalik näha neid 3 praktilist mängu, millest ma rääkisin ja nende kohta pikemalt lugeda. Aga tulles korra meeskonnamängude juurde, siis... Alfred, ma küsin korra, kas need meeskonnakoolitused, need psühholoogilised koolitused, kas need on virtuaalsed või need on kohaloluga? Põhiliselt kohaloluga, aga samamoodi videosilla vahendusel saab ikkagi jälle mingil määral erilahendust teha, et kõik on selles mõttes läbirääkimise asi, et võimaliselt on nii Zoomis kui hübriidkoolitusena ka võimalik seda? Just. Nii, korra tulen veel siia pealehele tagasi, et ma tahtsin korra näidata need meeskonnamängude puhul. Siin vasakul pool siis näete, et on meil seiklusmängud tahvlitega ja seiklusmängud siis ilma tahvelarvutiteta, et siin on ühesõnaga kogu see valik kõikide nende mängude kohta on võimalik pikemalt lugeda ja tegelikult on meil ka veel lisategevusi. Ehk et jah, seda valikut siin on. Kõige lihtsam ongi lihtsalt alati küsida nõu, et saame siis vastavalt soovile kohe välja pakkuda, milline võib-olla seiklustegevus sobiks teile kõige paremini. Siis teine on meil, või õigemini nüüd uus on meil e-pood, mis tegelikult on suunatud võib-olla rohkem erakliendile, aga see on jah siis tänu sellele, et suuremad üritused langesid ära, siis pidi tekitama mingi võimaluse, kuidas lihtsalt hõlpsasti neid seiklusmänge ja samuti ka matkasid võimalik iseseisvalt osta on. Et siin on jah meil kõik need mängud, millest ma ka tegelikult rääkisin ja matkad välja toodud. Et võite uudistada pood.360.ee on selleks aadressiks. Ja kuna minut võib-olla on veel aega, siis ma näitan meil sedasama sellest linnamängude sarjast Jüri von Kaufmanni seiklus, ma näitan ühe video ka lõpetuseks, et siis näete, saate võib-olla paremini aru, mis asjaga tegemist on. Nii, kõik näevad. Jüri von Kaufmann oli tõeline keskaegne kaupmehe härra Lübeckist, kes elas siinsamas Revalis. Talle meeldis palju ringi rännata ning armastas just Eestimaal olevaid Hansa linnasid. Täna olen Jüri jälgi mööda jõudnudki Revalisse, mis oma hiilkäel oli õitsev kaubanduslinn, mis Hansa linnade seas õite olulisel kohal oli. Sinu ülesandeks täna on aga käia läbi võimalikult palju punkte oma nutiseadmel näidatud kaardil, lahendada mõistatusi, suurendada oma punktiskoori ning seeläbi avastada sõnum, mille Jüri sulle jättis. Lisaks Revalile kutsub Jüri sind avastama teisi Eesti Hansalinnu samuti. Torpat,
Tellinn, Pärnu ning lisaks neile ka Kuressaarde, Narvasse ning Haapsallu. Võta sinagi telefon kätte ning tule seiklema. Et siis jah, pisike video sellest linnamängude sarjast, mis siis meil jah, suuremates Eesti linnades võimalik mängida on. Nii, aga ma jätaksin võib-olla siis veel hetke korraks küsimusteks, kes kellelgi on küsimusi. Aitäh, Alfred. Kadri on küsinud väga hea küsimuse, et millised on olnud tagasiside erinevused virtuaal- ja reaalsuses toimuvatele üritustele? Jah, tõepoolest väga hea küsimus. Ütleme nii, et kui on virtuaalüritused olnud, siis võib-olla kindlasti on olnud rohkem segadust just selle tehnilise poole pealt. Et on olnud näiteks tagasiside, et alguses võib-olla oli tehniliselt konarlik, aga lõpuks, kui see hasart tekkis mängus, et siis unustati see tehnika nagu ära üldse ja ikkagi oli nagu väga meelelahutuslik ja väga kaasahaarav. Aga ütleme nii, et need tavapärased meeskonnamängud, kus virtuaalsed lahendusi siis ei kasutata, seal ikkagi tuuakse võib-olla rohkem välja ka erinevaid nüansse, mis siis toimus teatud asukohas, eks ole, et virtuaal- ja hübriidürituste puhul ikkagi keskendutakse reaalselt ainult sellele mängule ja selle tagasisidele, et mitte see, mis seal võib-olla ümbruskonnas ka toimus.